number 8 Johanna. Ja läksime. Johanna Marta Aduson, number 9 Hanna Veensalu, number 10 Saale-Heiti Rooden, number 15. Mille auto ei olnud, aga ikkagi päris hea. Jah, võib ka nii öelda. Oi, milline pall! Tuleb hea võimalus. Väga hea võimalus Tammekal. Ta on selle palli, kui ta saab selle. Oi, väga hästi peaga puude siin. Tammeka jälle rünnakul. Läheb mööda ja nüüd on võimalus väravale ja paneb selle palli ja keegi ootab seal, kui seda teist palli Tammeka kätte. Ei ole seda palli võita. Rebane viib Jonuksile. Tammeka võimalus jälle seda mängu ehitama hakata. Väga hästi leitisid kava ja läheb löögile ja kaugelt peale, ja teine võimalus ja nüüd seal värava ees on ju pallilöök. Ja saab Rebane uuesti tõusta. Leiab hästi keskele, Väärsile ja tuleb peale löök ka, kuid Parvus jällegi saab oma tööga hakkama ja Roy Ossin on teada, et on pikk aut olemas. Nüüd Põdersu võimalus ja vajutab ja Põdersu, jah, sul on täiesti õigus. Ja esimene nurgalöök Elektrale. Ja siis Elektro peatreeneriks Marie Saar ja treener tuleb ja värav ja Elektro lööb siin värava. Karola Põdersoo. Vabandust, jäime siin kohtunikest ja treeneritest rääkima ja vaatame kohe kordust järgi. Kohe esimesel minutil siis Elka vastas samaga ja Elektra vastas samaga ja selle kohe ka siis realiseeris. Aga nüüd Tammeka ei anna kohe vastu anda. Aga siin on hästi vastas Parbus. Ja siis on tunne, et mängijad on kuidagi tagaposti poole nagu. Äkki tuleb taha posti. Ai, ikkagi läheb lööma ja milline löök. Ja nüüd tuleb veel üks võimalus Tammeka poolt, kuid seal juba Elektra mängijad ees. Tammeka mängija paneb alla ja otse ja võimalus, kui 2 mängijat on seal. Väga hea pall värava eest läbi, kuid löök. Nüüd võib-olla ootavad seda palli rohkem värava peale ja nüüd tuleb järjekordne löök, kuid see tuleb rohkem värava ja teine. Ja kas annab penalti? Äärekohtunik lehvitab lippu ja ei. Leiab Kuklase. Pall Väärsi Kalale ja Kala lööb peale ja värav! Pall on väravas! Milline löök! Milline löök Kerstu Taliis Kala poolt! Milline värav! Ja Tammeka fännid õiskavad selle suhtes. Tõesti väga hästi lõi selle sinna. Posti põrkes sisse ja siin ei olnud Elektra värava ja küll midagi teha. Et kui siiani pigem need kaugelt pöörde pealt löögid on pigem rahulikumad. Midagi ei ole, aga ei tea, äkki mängijatel väljakul nagu segab rohkem see. Ja ei kindlasti, et ka pimedas. Ja läheb Kala väga hästi löögile ja küll proovis kaugelt see palli sisse lüüa. Kas Kala saab uuesti proovida? Ja nüüd uus võimalus ja kavalalt proovis leida sellist džipiga palli siin tagant tuul. Kui vaadata, kuhu see... Ja nüüd hea võimalus, Kasti tagasi virutab latti korralikult. Tammeka juba tabas teist korda latti see mäng. Millega Kiivit hakkama saab. Mängi juhtima viia. Oi, väga hästi tuleb sealt keskele. Leiab söödu ka, päris hea sööt ja kas saab... Nüüd hea võimalus, see vajutab peale ja väravahtud seal ees. Aga nüüd huvitav jah, et kogunevad sinna tahapoole ikkagi. Oi, hea võimalus ja nüüd siit... Oi, kus pani praegu. Väga hästi kombineerisid, kui jälle Parbus on. Kastis ikka, tagasi Kalale. Hea võimalus ja nüüd sealt Kasti tagant keps. Ai, kas saab... Kas jõuab ja nüüd hea võimalus, kuid... Ai, Parbus on ikkagi väga hea. Leiab sealt väga hästi Väärsi, väga hästi leiab. Ja see võib-olla karistab selle mängu Elektra jaoks ära praegu ja nüüd on hea võimalus, saab Kasti sisse ja tuleb peale löök ja... Ai, milline tõrje Parbuse poolt jällegi. Ai, väga hea pallivõit siin ja Kalapõht palli. Ja seal tehti ikkagi vigade. Ja tundub, et mäng on lõppenuks vilistatud. Roosa jalgpall 2026. Tammeka ja Elektra mäng lõpeb 1-1 viigiga.